Sellega oleme siis jõudnud meie tänaste esinemiste lõppu. Aitäh siis kõigile kolmele, kes meil oma teadmisi jagasid, et esimesena oli meil siis siin eetris Mihkel. Mihkel rääkis rohkem turundusest laiemalt ja sellest, et milliseid kanaleid siis kasutada. Kaia omalt poolt siis rääkis rohkem sotsiaalmeedia nurga alt ja seda, mis siis Swedbanka sotsiaalmeedias näha on olnud. Ja viimasena siis Alex rääkis meile täpsemalt sellest, et kuhu see turundus siis suundumas on ja mis need kanalid siis praegusel hetkel popid on. Ja kui tänane turunduswebinar ka siis kokku võtta, oleme siin täitsa ju päeva lõpus väljas, siis kõik meie maailmamuutjad, kes te meid täna siin vaatamas olete, siis pärast ülekande lõppu võite küsimustega veel tegelikult julgelt jätkata. Et eks me järjepanu võib-olla kõikidele vastama, mis me jõuame. Saate siis kui küsimused kirjas, soovitan, kui oled ka mentoriga koos, võtke siis ka tiimiga ja mentoriga päev kokku, et omavahel saab siis hea reflektsiooni teha, et mis siis olid need parimad mõtted, mis te siit korjasite või mis te täna õppisite ja kuidas siis seda kõike tegelikkuses edasi kasutada. Sest lõppkokkuvõttes see ju see väärtus ongi, et me viime asju ellu. Ja kui see tehtud, siis palun andke ka meile tagasisidet läbi Selose, et saate siis kirja panna, et mis teile meeldis tänase päeva juures, mis oleks võinud olla paremini, et see aitab siis meil kõik ka tulevasi sündmusi juba paremini planeerida. Ja kui see kokku võetud, siis ju vist viimasena ka paar olulist kuupäeva, et 26. on meil siis juba tase 1, kus siis saate oma esimese tükikese turundusplaanist esitada. Ja täpselt 2 nädala pärast siis 1. veebruaril kohtume siis inspiratsioonipäevakul juba Tartus. Nii et pärast seda hakkab siis see aeg pihta, kus on elluviimise faas, nii et sinnamaani siis head ideede rakendamist, ideede genereerimist ja näeme siis kõik juba 1. veebruaril Tartus. Et mis muud kui head maailma muutmist ja make a change. Näeme!